Sind rööviti. Mind rööviti jah, ja see on ime, et ma pääsesin, ega ma tolle ajal Iisraelis kedagi ei tundnud. Aga see, mis juhtus, andis mulle tõuke. Tead, ma mõtlesin umbes nii, et ma tahtsin teada, kuidas seal on. Ma nägin, kuidas seal on. Ja ma tahtsin rohkem teada saada ajaloo ja muu kohta, nii et ma lugesin jälle palju juurde. Ja siis tundsin ma tõesti, et see on minu kutsumus, paljastada maailmale vale, mis on Palestiina. Pavshali Das on India-Iisrael Nexuse kaasasutaja ja autor. Mul on väga suur au, et ta on siin kohtus intervjuudes. Tere tulemast, Pavshali Das! Aitäh, et mind kutsusite. Tead, tundub, et sa käid Iisraelis tihti, sest ma olen sind siin nii palju kordi näinud. Ja mind tõesti huvitab sinu teekonnast rohkem teada saada. Kuidas satub noor naine Indiast elama Saksamaale ja saab nii tulihingeliseks Iisraeli toetajaks? Okei, kõigepealt, ma ei ole enam nii noor. Sa oled noor. Aitäh. Ma sündisin Kolkatas ehk Kalkutas, millega sa oled tuttav, ja see on linn, kus valitseb koos eksisteerimine. Ma kasvasin üles kaunis keskkonnas, kus erinevate usundite inimesed elasid koos ja just selline oligi minu kasvatus. Ma kasvasin tegelikult üles täiesti mittereligioossses peres. Me lihtsalt uskusime ühte jumalat. Ja see oli lihtsalt tore kasvatus, ütleksin ma. Siis veetsin oma viimased kooliaastad New Delhis. Ja siis kolisin ma Ühendkuningriiki õppima. Seal kohtasin ma oma abikaasat, kes on sakslane, ja siis kolisin Saksamaale. Ja see oli juba ammu. Kuid umbes 23 aastat tagasi puutusin ma kokku Heebrea pühakirjadega, mis justkui ühendasid mind Iisraeli maaga. Nii et sa tegid seda oma usu kaudu, sa oled kristlane? Jah, ma olin mõnda aega kristlane, jah. Aga nüüd järgin juudi usku, jah. Vau, okei. Päris teekond siis. Nii et sa avastasid pühakirjad. Mis sind siis köidab? Ma mõtlen, seal on palju erinevat. Ma tean, et seal on palju, aga tead, ma pean ütlema, et isegi siis, kui ma sain kristlaseks, oli esimene asi, mis mind köitis, see, et Jeesus oli juut. Õige. Ma ei oska seletada, aga juba väikesest peale on mind alati tõmmanud judaismi või juutide poole. Ja juudid on nii huvitavad, ma tahtsin teada, kes need inimesed on, tead, ja mul oli seletamatu armastus Iisraeli maa vastu. Ma ei tea, miks. Ma tõesti ei oska sulle öelda, miks. Ja ma lugesin palju Iisraeli ja Iisraeli ajaloo kohta, lisaks piiblilugudele. Nii et ma ütlesin oma abikaasale mõned aastad tagasi, võib-olla umbes 10 aastat tagasi, ma ütlesin talle, tead mis, ma arvan, et see on minu kutsumus võidelda Iisraeli maa eest. Aga tol ajal 10 aastat tagasi ei olnud ma veel Iisraelis käinud. Ja ma olin ka mures kogu selle Palestiina küsimuse pärast. Kas tõesti Iisrael rõhub palestiinlasi? See ei saa nii olla, sest tead ju, seal peaks valitsema Toora moraal. Kuidas saab eetiline rahvas teisi inimesi alla suruda? See oli mu mõtetes. Nii et sa tulid küsimustega. Mina tulin ka küsimustega. Ja muidugi, nagu me kõik teame, on rahvusvaheline meedia alati olnud väga kallutatud Iisraeli vastu. Nii et mul oli peas mõte, et Iisrael võib olla apartheidiriik või ütleme siis valgem. Kui ma esimest korda Iisraeli läksin, siis enamik inimesi nägi rohkem välja nagu minu abikaasa, kes on blondide juuste ja siniste silmadega kui mina. Ja kui ma esimest korda Iisraeli maandusin, olin ma nagu, mis see on? Ma ei torka siin üldse silma. Mõtlesin, vau, me mõlemad sobime siia tegelikult, mina ja mu abikaasa. Ja ma mõtlesin, vau, see on nii ilus ja mitmekesine koht. Jah. Nii et mul oli huvitav kogemus esimesel korral, kui ma Iisraeli maandusin, kohe esimesel päeval. Mis juhtus? Nii et ma kõndisin välja, esimene koht, kuhu ma läksin, oli nutumüür pärast seda, kui olin oma bagasi korterisse viinud, kus ma peatusin. Ja siis ma kõndisin välja idaväravast, tead küll, sõnnikuväravast, mis viib Ida-Jeruusalemma. Ma ei olnud sellest teadlik ja oli palav päev. Ja tegelikult olin ma saabunud Türgist, sest ma tegin Türgis tööd, aidates maavärina ohvreid ühe Iisraeli organisatsiooni kaudu, kui huvitav. Ma olin tõesti kuumast ja väsimusest kurnatud, seega ma ei mõelnud eriti palju. Ma kõndisin mööda teed edasi ja lõpuks hakkasin end veidi ebamugavalt tundma ja paljud taksojuhid küsisid mult.
kas ma tahan nende taksosse istuda ja ma ütlesin ei, ma lihtsalt kõnnin, ma tahan lihtsalt seda kohta avastada, see oli šabati pärastlõuna, ma mäletan, šabati hommik. Ja lõpuks ma andsin alla ja läksin taksosse. Ma nägin, et okei, see on Iisraeli numbrimärk, see peaks olema korras. Ja ma istusin taksosse ja pikemalt rääkimata see taksojuht lukustas peagi uksed ja ma sattusin kohta, kuhu ma ei tahtnud minna. Ja ma nägin looklevaid teid ja nägin A-piirkonda. kas sa said aru, et ta viis sind kuhugi või ütlesid sa, et peatu, vii mind mu hotelli? Ma ütlesin küll, aga siis hakkas ta rääkima. Sa oled mu õde, mul on nii hea meel, et sa tulid Pühale maale. Lase ma viin sind sinna, kus päris ajalugu juhtus. Lase ma viin sind Poase põllule ja bla bla bla, kogu see bla jutt. Pole vaja muretseda, et siin oli turvaprobleem. Ma olin, kui nägin, et seal olid nagu liiklusmärgid ja peameeles see oli minu päris esimene päev Iisraelis. Ma ei tundnud kedagi, ma ei teadnud tegelikult midagi. Ma nägin ainult silte, mis näitasid, tead küll, Jeruusalemmast välja. Ja nii ma mõtlesin, et varsti tuleb see kuulus kontrollpunkt, millest meedias räägitakse. Tead küll, see kohutav Iisraeli kontrollpunkt, kus tehakse suuri läbiotsimisi ja mida kõike veel. Nii et ma mõtlesin endamisi, et okei, vähemalt tuleb varsti Iisraeli sõdur ja ma saan temaga rääkida ning siis saan välja. Aga seda ei juhtunud, mul on sellest isegi foto, see oli lihtsalt nii, et inimesed lasid taksol minna ja ei olnud mingit peatamist ega midagi. Nii et ma rääkisin selle taksojuhiga. Ma küsisin, kus see kuulus kontrollpunkt on, millest kõik räägivad. Ja tema ütles, ei, see oligi kontrollpunkt, tulelde, sõidame edasi. Ja ma olin nagu, okei. Ma arvan, et ainus kord, tead, Ma arvan, et see on inimloomuses, et kui satud kriisiolukorda, siis tekib mingi adrenaliin või midagi, mis paneb sind tundma, et sa saad sellega hakkama, sa oled tugev, sa oled rahulik. Aga kui ma nägin punast silti, A-ala. Vau, ja seal oli kirjas, et juutidel pole sinna sissepääs lubatud. Iisraeli kodanikel on keelatud siseneda. Ja ma mõtlesin, oota nüüd, kuhu sa mind viid? Ja tema ütles, et ära muretse, ma viin su ühte toredasse kohta. Igatahes ma lõpuks läksin läbi, ma lihtsalt nägin teeviitasid. Seal olid viided Beit Jala, Beit Sahur, Betlemma ja see kõik oli siis A-alal. Ja siis ma äkki nägin Palestiina taksosid, Palestiina politseinikke ja ma mõtlesin, okei, jumal, ma ei tea, mida teha, ma olen siin. Ma olen suur fänn sarjale Fauda, nii et tead... Sa arvad, et oled justkui Fauda stseenis? Issand. Okei. Ma mõtlesin, et see on mu ainus võimalus ellu jääda. Ja siis tundsin, et okei, see on alati olnud minu unistuse nimelik sõna, aga ma olen alati tahtnud oma viimast hingetõmmet heita selles maal. Iisraeli maal. Sa juba mõtled sellele? Sa saad selle osta? Okei, nii ongi, vähemalt suren ma siin. Ma lihtsalt soovin, et saaksin korra oma abikaasa ja lastega ühendust võtta. Ja siis mu süda lõi korra kiiremini, kui nägin, et levi pole, sest Juudamaa ja Samaaria piirkonnas polnud selle SIM-kaardiga levi, mida ma kasutasin. Nii et jah, siis veetsin terve pärastlõuna araabia meestega. Mõned inimesed isegi tegid mulle abielu ettepaneku. Kas nad olid seinep? Nad võtsid kogu mu raha. Nad ei olnud ebaviisakad, aga nad olid väga sellised, ebamugavad, ütleksin, ebameeldivad. See nagu, nad võtsid su raha. Nad varastasid kogu mu raha. Nad võtsid kogu mu raha. Nad panid mind isegi mu krediitkaarti kasutama ja nad lihtsalt võtsid kogu mu raha. Nad viisid mind mingisse poodi. Ja siis, nagu ma ikka veel mäletan tegelikult, ma tegin ühe foto, sest ma palusin neil mind viia tee lõppu, kus ma saaksin päikeseloojangut näha. Nii et mul on üks foto päikeseloojangust. Ja mõtlesin, et okei, nüüd läheb pimedaks. Ja üks neist meestest muutus väga agressiivseks. Ja ta ütles, tule, lähme üles, joome koos teed. Muide, ma olen ainus naine. Jah, mind ümbritsevad need mehed. Ja ma ütlesin, ma ei lähe kuhugi. Ja siis ma nägin taksojuhti. Ma vaatasin talle otse silma ja ütlesin, sina seal, vii mind kohe Jeruusalemma. Ja ma ei tea, mis juhtus. Ta ütles, okei, jätke ta rahule, ma viin ta tagasi. See on see hetk, kui nad võtavad kogu su raha. Muide, nad ütlesid ka selliseid asju nagu, viige meid tagasi Iisraeli. Viige meid Iisraeli. Ja mina mõtlen, kuidas ma saan teid Iisraeli viia?
ja muide, te olete kogu aeg Iisraeli kritiseerinud. Te olete üritanud mulle rääkida, kui halb Iisrael on. miks sa tahaksid salaja sisse hiilida? Miks sa tahaksid Iisraeli minna? Siis oli umbes nii. Ei, me tahame seal töötada. Ahaa, saan aru. Ma arvan, et mul oli rahulik tunne ja autoriteetne hääl, mis aitas mul välja pääseda. Ma pean seda imeks. Nagu sa võid aru saada, olin ma pärast Jeruusalemma naasmist väga raputatud. muidugi, Helistasin oma abikaasale ja olin nähtavalt raputatud. See võttis mul tegelikult üsna kaua aega. Järgnenud mitmel ööl nägin ma õudusunenägusid. sind rööviti. Mind rööviti, jah. Ja see on ime, et ma pääsesin, sest tol ajal ma ei tundnud Iisraelis mitte kedagi. Aga mis juhtus, oli see, et see andis mulle tõuke. Tead, ma mõtlesin umbes nii. Ma tahtsin teada, kuidas seal on. Ma nägin, kuidas seal on. Ja ma tahtsin rohkem teada saada ajaloo ja kõige selle kohta. Nii et ma lugesin jälle palju juurde. Ja siis tundsin ma tõesti, et see on minu kutsumus paljastada maailmale Palestiina nimelist valet. Paušali taas, sinu esimesel päeval Iisraelis röövitakse sind. Yeah. Ja sina näed seda põhjusena siia ikka ja jälle tagasi tulla. See on hämmastav. See oli enne 7. oktoobrit. Muide. Ja nii ma seisin juba Iisraeli eest. Ja kui 7. oktoober juhtus, siis ma ikka veel mäletan. Ma tundsin, et mu töö on nüüd muutunud lihtsamaks. Selleks ajaks, kui 7. oktoober juhtus muide, ma tundsin juba palju inimesi Iisraelis. Tead, Iisrael on väike riik. Üks sõber viib teiseni. Ja mul olid juba sõbrad, kes said nagu mu pereks. Nii et kui 7. oktoober juhtus, siis see oli peaaegu nagu keegi oleks löönud mind ja mu perekonda. Ja sellepärast ongi sellest ajast alates olnud see pidev Iisraeli eest seismine. Ma arvasin, et mu töö muutub lihtsamaks, sest lõpuks saab maailm näha, mida Iisrael läbi elas. Teatud mõttes. Jaa, aga ei, me kõik teame, mis juhtus. Paušali taas, mis toimub praegu Saksamaal? Sest mulle tundub, et Saksamaa on justkui kahepalgeline. Ühelt poolt näeme, et nad kohtlevad neid meeleavaldajaid karmilt. Nad ei lase neil teha seda, mida nad teevad teistes Euroopa pealinnades. Nad panevad nad vangi. Nad ei luba neil öelda jõest mereni. Nende jaoks on see seadusesse kirjutatud. See on üleskutse genotsiidile, eks? Teiselt poolt on sul peaminister, president. Kantsler. Jah, kantsler, täpselt, kantsler. Räägib kahte juttu. Ühelt poolt ütleb ta, et me kaitseme juute, riigis pole antisemitismi. Teiselt poolt boikoteerib ta kaitseabi, mitte kaitseabi, vaid kaitsetehnika müüki Iisraelile. Ühelt poolt ütleb ta lihtsalt, ma ei ole päris kindel, kus ta seisab. Kuidas sina, olles nüüd sakslane, seda näed? Täpselt. Nii et ma ütleksin kokkuvõttes, nagu sa väga õigesti ütled, et see on nagu kahepalgelisus. See on õige viis seda öelda. Sest ühest küljest arvan ma, et Saksamaa valitsus on teinud palju juudi pärandi säilitamiseks. Yeah. Ja olles väga avatud näiteks öeldes, et ei, Iisraeli julgeolek on tõesti riigi põhihuvi. Saksamaa jaoks. Tead, me kaitseme Iisraeli. Teisest küljest kõik need topeltstandardid kaitseküsimustes. Aga liidumaade lõikes ma arvan, et enamik valitsusametnikke on väga Iisraeli-meelsed. Nii et mul on väga vedanud elada sellises linnas nagu Düsseldorf. See on Saksamaa kõige industrialiseerituma ja populaarseima liidumaa pealinn ja meie linnapea on suurepärane. Nad teevad kõik, et kaitsta juudi elu ja Iisraeli. Hiljuti avastasime, et mõned inimesed, näiteks veebipõhises aktivismis, olid minult küsinud, kas saaksin anda neile nõu, mida teha. Sest on olemas need kohutavad, alatud ja jälgid veebiaktivistid, Iisraeli vastased aktivistid, kes sisuliselt pilkasid ja naersid hukkunute üle Nova festivalil ja pantvangide üle ja seda kõike väga labases keeles. Nüüd, kas nad tulevad paremalt või vasakult? Või on see segu? Ma arvan, et mõlemat. Ja nad on sakslased, nagu tõelised sakslased. Nii et ma ütlesin, tead mis? Otsime põhiseaduse üles. Põhiseadus ütleb selgelt, et vihakõne või surnute üle nalja tegemine on seadusega karistatav. Tead, me ütlesime, et aitab rääkimisest, läheme otse politseisse, kohtusse ja nad lõpetasid selle kohe ära. Nad lõpetasid selle ära. See ongi Saksamaal elamise eelis, sest siin on reeglid ja seadused paigas, aga keegi peab tegutsema. Mul on hea meel, et me seda tegime. Tead, rääkimise ja selgitamise aeg on tõesti läbi. Me peame tegutsema. Pole tänuväärt. Meil on olemas õiged seadused, õiged meetmed ja õiged kaitsemeetmed.
see on, tead küll, sõjajärgse ajastu tulemus. ja ma mõtlen, et juba 2025 aastal oli Saksamaal üle peaaegu 9000 antisemiitlikku juhtumi ja võrreldes 2022 aastaga oli tõus 258%. Der Spiegel palus mul sellel teemal artikli kirjutada, sellepärast mul see ongi. sul on need mõtted peas. Aga jah, see on hirmutav. Ja ma arvan, et paljud sakslased ärkavad ühelt poolt ülesse, sest nad näevad seda rünnakuna demokraatia ja sõnavabaduse vastu. Ja meie tänavad muutuvad ebaturvaliseks. Mul on 3 tütart. Ma pean ütlema, et ma ei tunne end eriti mugavalt, kui nad ütlevad mulle, et tulevad hilja õhtul koju. Ma ei tunne end mugavalt. Paušaali das, kas Saksamaal käib immigrantide üle äge arutelu? Ma lugesin kuskilt, et nad üritavad süürlasi tagasi Süüriasse saata nüüd, kui see on vaba jutumärkides. Kas see ongi arutelu teema? Sest ma olen kindel, et arutelu ei käi Iisraeli üle. Arutelu peab olema laiem kui ainult meiega seonduv. Noh, praegune valitsus sai selle immigratsioonisituatsiooni tõttu palju kriitikat. Aga probleem on selles, et ma arvan, et enamik ikkagi ei taha tegutseda, sest ma nimetan seda nii, et Saksamaal on päästesündroom. Nad tahavad maailma päästa. Ja Nii et head inimesed tahavad maailma päästa ja inimeste väljasaatmine tundub võib-olla natuke liiga karm, nii et sa ei peaks seda tegema. Selle üle käib küll suur arutelu, aga ausalt öeldes ei tehta midagi. ja kui hull see kuritegevuse mõttes on? Sa ütlesid, et kardad oma tütarde pärast, kui nad öösel üksi ringi liiguvad. Ma arvan, et paljud inimesed tunnevad praegu paljudes Euroopa pealinnades samamoodi. Küll on kahju, varem ei olnud see kunagi nii. Ja ma külastan oma linna juudi kogukonda. Juutide jaoks ei ole olukord meeldiv. Tänaval ei saa kipat kanda. Ma saan aru, mul on hea meel, et mul on see kaela G kaelas, millel on heebrea keeles kirjas emet. Aga ma tean, et enamik inimesi ei saa heebrea keelest aru. Aga kui mul on Taaveti täht kaelas, nagu meil oli varem pantvangide meeleavaldustel. Ma kartsin varem, näiteks meeleavaldusel on kõik korras, sul on politseikaitse, aga pärast meeleavaldust, kui läksin oma auto juurde, pidin kogu aeg ringi vaatama. Sest ma olin nagu Kui kummaline on niimoodi elada. Saksamaal. Saksamaal, jah. Mul on hea meel, et politsei on väga tugev. Olen meie politsei üle väga uhke. Aga politseil on sellest kõigest tõesti kõrini. Kujutage ette, vaba Palestiina aktivistid. Aga see ei ole eriti meeldiv. Ma võin ette kujutada. Paušaalidas, räägi meile natuke raamatust, mille sa kirjutasid. Sul oli siin eelmisel aastal esitlus, millest mul oli suur au osa võtta. Räägi meile raamatust ja sellest, mis sind selle kirjutamiseks inspireeris. Ma olen juba pikka aega tahtnud kirjutada raamatu India juutidest, sest minu arvates ei olnud see osa juudi loost eriti tuntud. Ja umbes 8 aastat tagasi võtsin ühendust ühe India juudi naisega, kes on 83-aastane ja elab Kanadas. Ja me hakkasime palju vestlema ja ma ütlesin, tead mis, teeme selle ära. Jagan India juutide lugu sinu loo kaudu, sest tal on ka palju diasporaa kogemusi. Nii et me otsustasime selle raamatu kirjutada. Peamiselt Bagdaadi juutide pärandist, juutidest, kes tulid Lähis-Idast. Ja see oli omamoodi viimane juutide laine, kes Indiasse tuli. Aga ka Bene Israel, mis on üks vanemaid kogukondi, kes tuli otse Iisraelimaalt. Ja üks asi, millest me rääkisime, oli see, kuidas Indias ei ole juudid kunagi antisemitismiga kokku puutunud. See on õige. Ajalooliselt. Tõenäoliselt üks väheseid kohti maa peal. Täpselt nii. Ja neil oli hea elu. Jällegi, see oli nagu koos eksisteerimise linnad nagu Mumbai, Delhi ja Kolkata. Ja tegelikult on isegi moslemitest hooldajaid juudi sünagoogides. Nii et üksteise vastu oli palju austust. Aga kui need Bene Israeli perekonnad kolisid Põhja-Ameerikasse, tundsid nad sageli, et inimesed lihtsalt ei teadnud nende lugu. Ja nad mõtlesid, kas sa oled juut, kas sa oled pöördunu või midagi sellist. Ja me mõtlesime, ei, kirjutame selle ise. Ja ma tundsin, et pärast 7. oktoobrit on üle maailma juudi rahva lood muutunud veelgi olulisemaks, et neid jagada. Sest juudid ei elanud ainult Euroopas.
Euroopas holokausti ajal öeldi neile, et nad pole piisavalt eurooplased. Täpselt. Siis nad polnud valged, aga nüüd oleme me väidetavalt valged kolonisaatorid. Ja sina ka. Mulle öeldi varem, et mine tagasi Poola. Ma ütlesin, et ma tõesti näen välja, nagu oleksin Poolast. Nagu näed, nad on nii ajupestud. Nad laimavad igaüht, kes seisab Iisraeli ja juutide eest. Aga jah, see oli osa põhjusest, miks me otsustasime mitte ainult rääkida India juutide pärandist läbi kulinaarse pärandi säilitamise. Nii et sul on mõned toredad retseptid ka India juutidelt, aga räägid ka lugu näiteks, miks oli sionism nii oluline. See ei ole poliitiline sionism, sest nad ütlesid, et meie esivanemad on tuhandeid aastaid palvetanud Jeruusalemma poole ja soovinud olla Sionis. Nii et jah, täpselt. Meie pole ka valged. Kolonisaatorid. Me ei ole valged kolonisaatorid, sa ütlesid seda. Paušali das ja nüüd oled sa seotud millegi muuga, mis minu arvates on uskumatu. Ja mul oli väga hea meel olla sinu ühel teisel esitlusel. Sa oled siin väga hõivatud, arvestades, et sa ei ela siin. Ja see on midagi, mis on muidugi mulle südamelähedane seotud minu ametikohaga Välisministeeriumis. See on India-Iisrael Nexus, mis sisuliselt on, ma arvan, sildade ehitamise organisatsioon kultuuri, äri ja igasuguste asjade jaoks. Räägi meile, miks sa seda tegid ja miks just nüüd? Õige. Nii et me asutasime selle koos minu kaasasutajatega Revital Mosesega, keda Iisraelis kutsutakse Moseseks ja kellest on justkui saanud India mitteametlik suursaadik Iisraelis. Aga ta on India juut, kes elab Tel Avivis. Ja Joyston Dimello, ta on sariettevõtja. Nii et tema vastutab tegelikult ka selle eest, et India töötajad Iisraeli tuua. Tal on pereettevõte juba üle 20 aasta, nii et meie kolmekesi saime kokku ja meil oli sarnane idee. Ja me mõtlesime, et teeme selle ära, sest kõik kolm meist on tegutsejad. Ja me ütlesime, et teeme ära. Me tahame pakkuda platvormi inimestele äris, kultuuris, ühiskonnast lihtsalt kokku tulemiseks, sest me mõistame seda. Ja muide, see on Iisraelis asub. Aga me oleme tihedas ühenduses Iisraeli saatkonnaga Indias ja nemad toetavad meid samuti väga. Nii et me teame, et Iisraelis elab palju indialasi näiteks või palju iisraellasi, kes tahavad minna Indiasse äri tegema. Me teame kahe riigi tugevat koostööd kaitsevaldkonnas, Iisraeli tehnoloogia, põllumajandustehnoloogia, toidutehnoloogia ja kõige selle vallas. Aga kus need inimesed on? Nad tahavad ju ühendust võtta. On palju huvi üksteise kohta teada saada, aga inimesed on laiali üle kogu riigi. Nii et me otsustasime nad kokku tuua. Ja me tahame lihtsalt pakkuda platvormi, kus inimesed saavad omavahel ühendust võtta, võib-olla avastada uusi ärivõimalusi, korraldada töötubasid. Teate küll, või näiteks kui Iisraeli ettevõte tahab Indiaga äri teha ja korraldada töötoa selle kohta, milline on äriajamine Indias. Ja samamoodi ka vastupidi. Nii et ma arvan, et see on õige aeg ja nagu sa tead, peaminister Modi käis siin, allkirjastati palju vastastikuse mõistmise memorandumeid, on palju kaubanduslepinguid, mida tuleb teha. Tead, ma ise olen seotud Gulf Israel Womeniga ja samuti ka Araabia Ühendemiraatide Iisraeli ärinõukoguga. Ja on nii palju huvitavaid võimalusi nagu I2U2, Iisrael, India, USA, AÜE ning IMEC, Iisrael, Lähis-Ida, Euroopa koridor. Nii et ma arvan, et Indial ja Iisraelil on väga palju tõotav koostöö tulevikus. Nii et mul on väga hea meel, et olete loonud selle platvormi inimeste vaheliseks suhtluseks, rahuks, mis tähendab normaliseerimist ja ühendust. Ma arvan, et see on äärmiselt oluline. Jah, ja samuti teate nagu kaitse ja tilkniisutus, mille poolest Iisrael on Indias tuntud, see on hea ning valitsusametnikud võivad kätt suruda, see on kõik hea. Aga lõpuks saavad inimesed riigist tõeliselt teada alles siis, kui tavalised inimesed kokku saavad, suhtlevad, koos söövad ja omavahel räägivad. Nii saabki suhet hoida, teate küll, just seda me tegelikult taotleme. Ma arvan, et see on suurepärane idee. Ja ruumis olid mõned väga tõsised inimesed. Endised suursaadikud, kaubanduskodade juhid, inimesed, kellel on tõeline vastastikune armastus India ja Iisraeli vahel. Ja ma olen väga elevil selle üle, kuhu see meid viib ja milline tulevik selles piirkonnas välja näeb. Ja tead, ma olen põnevil näha, mida sa järgmisena teed Paušali das, sest sa oled alati hõivatud imeliste asjadega.
sa oled vankumatu eestkõneleja mõnikord vaenulikus keskkonnas. ja sa oled 5 lapse ema, nii et sul tõesti pole puudu tegemistest. tead, ma alati ütlen, et kui tahad, et midagi tehtud saaks, anna see hõivatud inimesele. see oled sina ja ka mina. Absoluutselt. nii et Paušalidas lõpuks aitäh selle uskumatult hea töö eest, mida sa teed. aitäh, et seisad alati Iisraeli kõrval ja näed meid samuti oma rahvana. ja järgmise korrani, kui sa taas Iisraelis oled ja kõigi nende veel põnevamate tegemisteni, mis sind ees ootavad. jah, ma ei jõua ära oodata. aitäh, et olid meiega. Aitäh, et mind kutsusite.